Maailmas on vanglaid, kus pole enam vaja trelle, et vange kinni hoida, sest mõnikord on juba asukoht ise tõeline valvur. Vanglad, millest ma räägin, on saared keset merd. Kohad, mis on täis jääd ja metsi. On ka neid, mida ümbritseb külm vesi ja äärmuslik kuumus. Ja isegi kui sa pääsed kongist välja, ei tähenda see, et oled vaba. Nendes kohtades on loodus ise sinu suurim vaenlane. Aga küsimus on, kus need asuvad? Ja millised need välja näevad? Ja kes on need inimesed, kes siin vangis on? Ja miks neid siin hoitakse? Seda me hakkamegi uurima. Aga enne kui me arutelu alustame, palun vajuta videol nuppu meeldib ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame juba. Number 10 on Château d'If Prantsusmaal. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline vana kindlus keset merd Marseille lähedal. Aga Prantsusmaa ajalooliste andmete kohaselt ehitati see 16. sajandil sõjalise kindlusena, et kaitsta linna merelt tulevate rünnakute eest. Kuid aja jooksul märkas valitsus midagi. Siit on väga raske põgeneda või lahkuda. Seda ümbritseb meri ja tugevad lained. Isegi kui sa näed saarelt linna, ei tähenda see, et sa sinna elusalt jõuad. Seetõttu kasutati kindlust aastaid vanglana. Siia vangistati varem poliitvangid, usuvangid ja inimesed, keda valitsus tahtis vaigistada. Ja siin koheldi inimesi erinevalt, sõltuvalt nende sotsiaalsest seisusest. Kui olid rikas, võisid sattuda kindluse ülemisele korrusele, paremasse tuppa. Seal oli natuke õhku ja valgust. Aga kui oli tavaline vang, pandi sind tavaliselt alumisele korrusele. Ja seal algas tõeline kannatus. Kamber oli pime, kitsas ja seinad olid alati märjad, sest see asus mere lähedal. Ja mõnikord oli õhu jaoks vaid väike ava. Seetõttu oli siin varem palju vange, kellel oli väga raske ellu jääda. Praeguseks on kindlusest saanud turismiobjekt. Aga kui näed ümberringi avarat merd, saad kohe aru, miks oli tol ajal peaaegu võimatu põgeneda. Sest isegi kui oskad ujuda, ei tähenda see, et jõuad elusalt mandrile. Meie nimekirjas on 9. kohal Goli Otok Horvaatias. Kui esimene vangla asus väikesel saarel, kus oli kindlus, siis järgmine on peaaegu lihtsalt suur kivine saar keset merd. Siin pole peaaegu üldse puid, pole varju ja suvel on väga palav. Endiste Jugoslaavia ajalooliste andmete kohaselt kasutati Goli Otokit poliitvanglana külmasõja ajal pärast seda, kui Jugoslaavia juht Josip Broz Tito ja Nõukogude liider Joosep Stalin omavahel tülli läksid. Paljud inimesed, keda kahtlustati Nõukogude Liidu toetamises, saadeti siia. Ja endiste vangide tunnistuste kohaselt ei olnud saarel probleemiks ainult füüsilised raskused. Ka vangide mõistust lõhuti samuti. Kui saabus uus vang, pidi ta läbima teiste kinnipeetavate rivi, samal ajal kui teda sõimati, tõugati või mõnikord isegi peksti. Ja kui sa vastu hakkasid, võisid samuti karistada saada. Seda tehti väidetavalt selleks, et vangid kaotaksid üksteise vastu usalduse. Et kellelgi ei oleks tõelist sõprust, liitlast ega kedagi, kellele oma muresid rääkida. Lisaks sellele sunniti neid töötama ka tugeva päikese käes. Kuna sa saarel peaaegu puid ei olnud, paistis päike otse kehale kogu päeva. Ilm oli juba niigi palav ja värske vesi oli piiratud. Seetõttu väsinud seal paljud endised vangid, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Ja see on veelgi ohtlikum. Pikka aega teadsid vaid vähesed, mis saarel tegelikult toimub. Oli peresid, kes ei teadnud, kus nende sugulased tegelikult asuvad. Kui vangla 1989 aastal suleti, jäid sinna vaid lagunenud hooned ja mahajäetud rajatised. Ka tänapäeval võib saarel näha vanu müüre, roostes rauda ja hooneid, mida aeg tasapisi hävitab. Ja kui sa seda praegu vaatad, on raske ette kujutada, et seal elasid kunagi inimesed, keda ümbritsesid vaid kivid, kuumus ja meri. Seetõttu on maailma vanglate ajaloos kohti, mis ei muutunud hirmuäratavaks mitte valvurite arvu või paksude müüride tõttu. Need muutusid hirmuäratavaks just oma asukoha tõttu. Sest mõnikord pole kõige raskem põgeneda mitte kongist, vaid kohast, kus sa asud. 8. Bastõi vangla Norras. Kui kuuled sõna vangla, siis tõenäoliselt mõtled esmalt kõrgetele müüridele, okastraadile, relvastatud valvuritele ja kongidele, millel on rauast uksed. Aga Norras on üks vangla, mis on peaaegu kõige selle vastand. Ja see on Bastõi vangla. See asub väikesel saarel Oslo fjordis, mõne tunni kaugusel Norra pealinnast. Aga kui sa näed seda kohta, tundub see pigem vaikse maakohana kui vanglana.
seal on puud, põllumaad, rand ja puidust majad ja Norra vanglateenistuse andmetel elab siin üle 100 kinnipeetava, sealhulgas mõned, kes on toime pannud raskeid kuritegusid. Aga kõige üllatavam on see, et ümberringi pole peaaegu üldse kõrgeid müüre, pole žilettraati, pole relvastatud sõdureid igas nurgas ning paljud kinnipeetavad elavad siin lihtsates majakestes, mitte traditsioonilistes kongides. Nad ise valmistavad oma toitu, hoolitsevad loomade eest, kasvatavad taimi ja töötavad saarel erinevates töödes. Siin on ka raamatukogu, kirik ja saun. Ja suvel lubatakse neil ujuda fjordi külmas vees. Esmapilgul tundub seda raske uskuda. Paljud inimeste jaoks peaks vangla olema karistuse koht. Aga Norras vaadatakse oma süsteemi teisiti. Norra õigussüsteemi järgi ei ole vangla eesmärk ainult inimesi karistada, vaid aidata neil ka muutuda enne ühiskonda naasmist. Seda nimetatakse taastavaks õiguseks. Idee seisneb selles, et kui kinnipeetavaid koheldakse paremini ja õpetatakse neid taas normaalselt elama, on väiksem tõenäosus, et nad pärast vabanemist kuritegevusse tagasi pöörduvad. Ja Pastoi vangla kohta käivate aruannete kohaselt on seal tõepoolest madal retsidiivsuse määr, ehk endiste vangide arv, kes pärast vabanemist taas kuritegusid sooritavad, võrreldes paljude teiste riikidega. Aga see ei tähenda, et siit oleks lihtne põgeneda, sest isegi kui siin pole kõrgeid müüre, on see ikkagi saar, mida ümbritseb külm vesi ja mis asub kaugel mandrist. Ja mõnede raportite kohaselt on mõned inimesed varem proovinud põgeneda paadi või ujumisega, kuid enamik ei proovi seda enam, sest paljude vangide jaoks on nende elu siin sees parem kui nende eelmine elu väljas. Ja see ongi põhjus, miks Pastoi on eriline. Kui teised vanglad maailmas kasutavad hirmu ja rangeid turvameetmeid vangide kontrollimiseks, siis see vangla kasutab usaldust, vastutust ja normaalset eluviisi. Ja kuigi see võib kõlada üllatavalt, toimib see väidetavalt paremini kui mõned kõrge turvalisusega vanglad teistes riikides. Number 7. Ushuaia vangla Argentiinas. Kui Pastoi vangla näeb välja nagu vaikne saar, siis järgmine vangla asub justkui maailma lõpus, Lõuna-Ameerika kõige lõunapoolsemas osas, jääkülma mere ja tulemaa mägede lähedal. Argentiina ehitas kunagi ühe kõige kaugema vangla lääne poolkeral. See on Ushuaia vangla. Argentiina ajalooliste andmete kohaselt hakati vanglat ehitama 20. sajandi alguses osana valitsuse plaanist viia ohtlikud kurjategijad suurtest linnadest võimalikult kaugele. Ja see on tõesti väga kaugel. See asub tuhandete kilomeetrite kaugusel Buenos Airesest. Tol ajal oli reisimine aeglane ja suhtlus oli piiratud. Nii et kui sind siia vangina saadeti, tundus nagu oleksid sa peaaegu täielikult tavalisest maailmast ära lõigatud. Vangla ümbrust ümbritsesid külmad mäed, metsad, jää ja tugevad tuuled piigliväinast. Talvel langeb temperatuur väga madalale ja tihti on lumetormid. Nii et isegi kui sa vangast tõgened, on loodus ise veel suur probleem, sest kuhu sa ikka lähed, tsivilisatsioon on väga kaugel ja ümbrus on väga külm. Argentiina kasutas ka varem vange tööjõuna. Nemad aitasid ehitada teid, raiuda puid ja rajada osa Ushuaia linnast. Lihtsamalt öeldes oli vangla ise üks põhjusi, miks selles piirkonnas linn tekkis. Kui vangla kasvas, suurenesid ka valvurite, töötajate ja nende perede arv, kes selle ümbrusesse kolisid. Ja lõpuks sai Ushuaiast oluline linn Lõuna-Argentiinas. Aga tollaste vangide jaoks oli elu seal väga raske. Töö oli raske, ilm oli väga külm ja nad olid oma peredest väga kaugel. Tol ajal juhtus, et kiri või uudis mujalt jõudis kohale alles nädalate pärast. Ja kuna reis oli kallis ja raske, said vähesed külastada. 1947. Aastaks suleti vanga samuti Argentiina karistuspoliitika muutuste ja rajatise seisukorra tõttu. Pärast seda kasutati seda kohta mereväe rajatisena, enne kui see hiljem muuseumiks muudeti. Siiani võib seal näha vanu kongirakke, rauast voodeid, kitsaid koridore ja paksusid seinu, kus kunagi hoiti kinni vange Lõuna-Ameerika kõige lõunapoolsemas osas. Ja siiani nimetavad paljud Ushuaiat maailma lõpuks. Sest kui sa sinna kohta jõuad, tunned tõesti, et edasi enam midagi ei tule. Number 6. Port Arthur Tasmanias. Seal oli kunagi vangla, mis peaaegu ei vajanudki palju müüre, et vange kinni hoida, sest selle asukoht ise oli tõeline turvasüsteem.
Port Arthur asub Tasmaanias, Austraalias. see ei asu eraldi saarel, kuid selle olukord on peaaegu sama, sest see on mandriga ühendatud vaid väga kitsa mariiba kaudu, mida nimetatakse Eagle Hawk Neckiks. Ja Austraalia ajalooliste andmete kohaselt on selle kõige kitsamas kohas laius vaid umbes 30 meetrit. see tähendab, et see on ainus peamine väljapääsutee. Seetõttu nägid Briti koloniaalvõimud 1800 seda kui ideaalset kohta range turvalisusega karistuskoloonia jaoks. Kuna kui nad suudavad seda kitsast läbipääsu kontrollida, on vangidel peaaegu võimatu põgeneda. Ja just seda nad tegidki. Ajalooliste allikate kohaselt paigutati Eagle Hawk Necki piirkonda järjest valvekoeri. Need koerad olid aheldatud kõrvuti asuvatesse kohtadesse, et valvata kogu läbipääsu laiust, eriti öösiti. Seega, kui mõni vang püüdis maa kaudu põgeneda, pidi ta esmalt ületama vihaste koerte rivi. Ja kui ta prooviks minna läbi vee, oleks see jälle uus probleem. Ümbritsev meri on väga külm. Ja tollaste raportide kohaselt uskusid paljud, et poolsaare lähedal meres on haisid. Isegi kui puudusid selged tõendid, et võimud oleksid sinna haisid tahtlikult pannud, oli vee külmus ja hirm juba piisav, et enamikku takistada. Seetõttu sai Port Arthurist üks kõige rangemaid vanglaasulaid Briti impeeriumis. Kui see veel 1833. aastal töötas, saadeti siia need süüdimõistetud, kes olid pärast Suurbritanniast Austraaliasse saatmist uuesti kuriteo toime pannud. Lihtsalt öeldes, kuigi nad olid juba varem kurjategijad, panid nad toime veel ühe kuriteo ja said selle eest veel karmima karistuse. Ja see koht polnud tol ajal väike. Siin oli kirik, haigla, laevatehas ja töökojad. Oma hiilge ajal elas siin asulas üle 1000 süüdimõistetu. Aga selle vangla kõige karmim osa polnud ainult turvalisus, vaid ka see, kuidas nad kontrollisid kinnipeetavate mõtteid. Ajalooliste allikate kohaselt kasutas vangla tol ajal niinimetatud eraldussüsteemi. See tähendab, et kinnipeetav oli sageli üksinda kambris ja neil oli keelatud omavahel suhelda. Kui neid välja viidi, pandi neile mõnikord kapuuts pähe, et nad ei näeks teisi vange. Ja et ka teised neid ei näeks, tehti seda selleks, et hävitada suhtlus ja vältida kinnipeetavat omavahelist läbikäimist. Nad tahtsid kontrollida mitte ainult keha, vaid ka mõistust. Ja kuigi on möödunud palju aastaid, räägitakse Port Arthuri kohta ikka veel üht lugu. Vana aruande kohaselt olevat üks kinnipeetav valmistanud loomanahkadest kängurukostüümi. Tema plaan oli teeselda päris kängurut, et pääseda läbi valvekoerte Eagle Hawk Neckis. Kuid koeri ta ei suutnud petta. Nii kukkus põgelemine kiiresti läbi. Nüüd on Port Arthur UNESCO maailmapärandi nimistus. Koeri seal enam pole. Koht on vaikne, aga seal on endiselt vanad vanglahooneid, kitsad kongid ja kitsas Eagle Hawk Necki osa, mis kunagi oli üks raskemini põgeletavaid kohti Austraalias. Number 5. Valgeluige vangla Venemaal. Kui Port Arthurit ümbritseb meri ja kitsad läbipääsud, siis järgmine vangla on ümbritsetud jääst, külmast järvest ja tohutust metsast. Venemaa põhjaosas asub vangla, mida tuntakse Valgeluige nime all. Vene karistussüsteemi aruannete kohaselt paigutatakse siia mõned riigi kõige ohtlikumad kinnipeetavad. See asub väikesel saarel järve keskel, 100 kilomeetrite kaugusel Moskvast ja sõltuvalt aastaajast pääseb sinna kas paadiga või mööda jäätunud teed. Talvel on selles piirkonnas temperatuur väga madal, see võib ulatuda kuni -30 kraadini Celsiuse järgi. Järv muutub jääks ja ümbrust ümbritseb paks mets, kus peaaegu kedagi ei ole. Seega, isegi kui sa põgened vanglast, ei tähenda see, et oled kohe turvaliselt pääsenud, sest järgmine, millega pead silmitsi seisma, on karm, külm mets ja väga pikk vahemaa tsivilisatsioonist. Vangla kohta käivate raportite kohaselt on süsteem seespool samuti range. Vangid veedavad suure osa päevast oma kongis. Liikumine on rangelt kontrollitud. Ja ka perekonnakülastused on piiratud. On ka teateid, et kui vange viiakse hoones sees ühest kohast teise, sunnitakse neid kummarduma, käed selja taga, et vältida otsest kokkupuudet teiste vangidega. Ja mõnede seletuste kohaselt tuleneb nimi Valge luik just sellest, et vangide kummargil kõndimise asend meenutab luige kaela. See ei ole ka nagu teised kuulsad vanglad filmides või dokumentaalides. See seisab vaikselt keset külma kuud Venemaal. Pole mingit turismiobjekti, pole dramaatilist disaini, aga just see teebki selle koha hirmutavaks.
sest see ei pea välja nägema hirmutav. Piisab juba asukohast. Esimene tõke on järv, teine on mets ja Venemaa karm külm on veel üks põhjus, miks siit on nii raske põgeneda. 4. Presidio Modelo Kuubal on vanglaid, kus kasutatakse kõrgeid müüre, et kinnipeetavaid valvata. Kuid Kuubal oli üks vangla, kus kasutati teistsugust meetodit. See ei tahtnud kontrollida ainult vangide keha, vaid ka nende mõistust. Presidio Modelo asub Isla de la Juventudil, ühel Kuuba lõunasaarel. Ajalooliste andmete kohaselt ehitati see 1920. aastal Gerardo Machado valitsemise ajal ning selle disain oli kohe algusest peale ainulaadne. Tavalise ristküliku kujulise vanglahoone asemel ehitati sinna suured ümmargused hooned. Iga hoone keskel on vaatlustorn ja selle ümber paiknevad kongid. See tähendab, et keskse torni vaatepunktist saab valvur peaaegu kõiki vange näha. Aga vangide jaoks on probleem selles, et nad ei tea, kas keegi tegelikult neid jälgib või mitte, sest nad ei näe selgelt, mis torni sees toimub. Ja just see ongi selle disaini eesmärk. Seda nimetatakse panoptikoniks, kontseptsiooniks, mille selgitas esimesena inglise filosoof Jeremy Bentham. 1700-ndatel oli idee väga lihtne. Kui inimene ei tea, kas teda jälgitakse, on ta sunnitud käituma nii, nagu teda jälgitaks kogu aeg. Seega, isegi kui sinu ees pole valvurit, tunned end ikkagi jälgituna. Ja paljude ajaloolaste sõnul avaldab see vangidele suurt psühholoogilist survet. Sest nende vastaseks pole ainult kongid, vaid ka nende enda mõistus. Selle vangla hiilge ajal oli tuhanded kinnipeetavad suletud nendesse ümmargustesse hoonetesse. Ja kuna see asub saarel, on ka põgenemine väga raske. Kogu ala on ümbritsetud merega, mis on veel üheks takistuseks vangidele. Üks tuntumaid endisi vange siin oli ka Fidel Castro. Ta vangistati siia pärast ebaõnnestunud rünnakut Moncada kasarmutele 1953 aastal. Ja mõnede ajalooliste allikate kohaselt jätkas ta Presidio Modelos vangistuses olles oma poliitilise liikumise loomist, mis hiljem sai osaks Kuuba revolutsioonist. Ja see on üks asi, selle vangla ajaloo kõige iroonilisematest osadest. Sest vangla, mis loodi valitsuse vastaste kontrollimiseks, sai ka üheks kohaks, kus revolutsioon veelgi tugevamaks muutus ja mis hiljem kukutas endise valitsuse. 1967 aastaks suleti ka Presidio Modelo. Siiani seisavad mõned vanad hooned Kuubal ajalooliste paikadena. Ja kui sa näed selle kujundust ülalt vaadates, on lihtne mõista, miks see vangla on eriline. Seda ei loodud ainult selleks, et inimesi kinni hoida. See tehti selleks, et vangidele tunduks, nagu keegi jälgiks neid kogu aeg, isegi kui nad valvureid ei näe. 3. Ropeni saar Lõuna-Aafrikas. Kui Presidio Modelo on hirmutav psühholoogilise jälgimise tõttu, siis järgmine vangla on hirmutav isolatsiooni pärast. Cape Towni lähedal meres on väike saar, mida on sajandeid kasutatud vangistuskohana. See on Ropeni saar. Hollandi kolooniate, Briti võimu ja Lõuna-Aafrika apartheidivalitsuse ajal saadeti siia palju inimesi vangide või pagendatutena. Siia kuulusid poliitvangid, kurjategijad ja isegi inimesed, kes põdesid tol ajal haigusi nagu pidalitõbi. Kuid kõige tuntum kinnipeetav siin oli Nelson Mandela. Ajalooliste andmete kohaselt saabus Mandela Ropeni saarele 1964 aastal. Pärast seda, kui Lõuna-Aafrika valitsus oli ta süüdi mõistud apartheidivastase tegevuse eest. Ja seal viibis ta palju aastaid. Tema kong oli väike. Põrandal oli ainult õnguke madrats, väike aken ja lihtne ämber, mida kasutati tualetina. Päeval töötas ta koos teiste poliitvangidega Lubjakivi karjääris. Raportite kohaselt tema vangistuse kohta oli karjääris valge lubjakivi peegeldus nii ere, et see mõjutas aja jooksul tema silmi. Ja isegi vanemas eas jäi ta tundlikuks ereda valguse suhtes, näiteks tugeva kaameravälgu suhtes. Lisaks rasketele vanglaoludele oli suureks probleemiks ka saare asukoht. Vesi Ropeni saare ja Lõuna-Aafrika mandri vahel on külm. Hoovused on samuti tugevad. Seetõttu on ujumisega põgenemine väga raske. Ajalooliste allikate kohaselt ei ole teada ühtegi edukat põgenemist saarelt. Kuid paljude vangide jaoks oli raskem mitte ainult vahemaa, vaid ka tunne, et nad on vabadusest väga kaugel. Mõnikord nägid nad saarelt mandrit, kuid nad ei saanud sinna kunagi minna. Ja see on üks põhjusi, miks Ropeni saar sai apartheidi ajal isoleerituse sümboliks. Pärast mitmeid aastaid viidi Nelson Mandela teise vanglasse,
enne kui ta lõpuks 1990 aastal vabastati. Ja mõne aasta pärast sai temast Lõuna-Aafrika esimene demokraatlikult valitud president. Samal ajal suleti Robben Islandi vangla lõpuks ja muudeti muuseumiks. Siiani on seal endisi vange, kes mõnikord töötavad giididena. Nad räägivad vaikselt saarel toimunust, seistes samades kohtades, kus neid kunagi vangistati. Ja endises karjääris, kus töötas Mandela, on nüüd mälestusmärk, mis on tehtud kividest. Kivid, mille asetasid sinna ka endised vangid, sümboliseerides nende läbielamisi. Ja tänaseni on Robbeni saar üks maailma ajaloolisemaid vanglapaiku. Mitte sellepärast, et see oleks suurim, mitte sellepärast, et see oleks kõige moodsam, vaid sellepärast, et see on koht, kus prooviti paljude inimeste lootust murda. Aga mõne puhul, näiteks Nelson Mandela puhul, ei juhtunud see nii. Teiseks, San Pedro vangla Boliivias. On vanglaid, mis asuvad mägedes, on vanglaid, mis asuvad saarel, aga San Pedro vangla Boliivias on hoopis teistsugune. See asub otse La Pazi kesklinnas, mis on Boliivia pealinn. Väljaspoolt tundub kõik tavaline. On tänavad, poed, inimesed, on liiklus, aga värava taga on vangla, mis on nagu omaette väike linn. BBC Mundo ja teiste raportite kohaselt on San Pedro sees täiesti omaette süsteem. Siin ostavad või üürivad kinnipeetavad iseendale elukoha. Kui vangil on raha, on tal parem elukoht. Tal võib olla oma tuba, voodi, köök ja vannituba. Aga kui tal pole raha, võib ta magada kitsas kohas, koridoris või trepil. Seetõttu on selles vanglas ikka veel selgelt näha erinevus rikaste ja vaeste vahel. Mõned kinnipeetavad elavad mugavamalt, mõnedel on väga raske ja mis kõige erinevam, sees ei juhi olukorda valvurid. Aruannete kohaselt valluvad politseinikud väljas, aga sees on vangidel oma süsteem. Neil on oma juhid, neil on omad reeglid, on makse, probleemide lahendamiseks on neil oma viisid. See on nagu omaette küla vangla sees. Aga see on ikkagi vangla. Ja kuna tugisüsteem on puudulik, elavad mõned pered samuti sees. Aruannete kohaselt elasid varem mõned lapsed koos oma vangistatud vanematega San Pedro vanglas. Hommikuti käisid mõned lapsed koolis. Pärast kooli läksid nad tagasi vanglasse, sest nende pere elas seal. Teiste inimeste jaoks on see üllatav. Miks on vanglas lapsi? Aga aruannete kohaselt on olukord keeruline. Kui laps vanema juurest ära võtta, kes siis tema eest hoolitseb? Kui laps jääb vanglasse, pole ka see hea keskkond. Seetõttu on see Boliivias suur probleem. See pole lihtsalt tavaline vanglalugu. See on ka lugu vaesusest, perekonnast ja süsteemist, millel puudub piisav toetus. On veel üks põhjus, miks San Pedro on eriline. See asub väga kõrgel. Vangla paikneb Boliivia kõrgemal alal, üle 3600 meetri merepinnast. Kui sa pole sellise kõrgusega harjunud, võid kiiresti hingeldama hakata. Sul võib pea valutama hakata. Sa võid kiiresti väsida. Seetõttu on madalamatest piirkondadest pärit vangide jaoks isegi õhk lisaraskuseks. Varem oli San Pedro isegi mõne turisti seas kuulus. The Guardiani ja teiste raportite kohaselt käisid varem mõned välismaised turistid vangas ekskursioonil. Nad maksid mõnele vangile, et need neile vanglat seestpoolt näitaksid. Kuid hiljem peatas valitsus selle, sest selline vanglaturism oli ohtlik ja jättis vale mulje. San Pedro vangla ei ole hirmutav, sellepärast, et see asub maailma lõpus. See on hirmutav, sest see asub linna keskel, aga sees on elu nagu teises maailmas. Seal pead endale elukoha ostma, sa pead kohanema vangide enda süsteemiga. Ja kui oled vaene, on sul veelgi raskem. Number 1. Musta Dolfiini vangla Venemaal. Kui San Pedro on nagu vangla, mis on muutunud väikeseks linnaks, siis Musta Dolfiini vangla on vastupidine. Siin on peaaegu iga vangi liigutus kontrollitud. Musta Dolfiini vangla asub Soliletskis, Venemaal, Kasahstani piiri lähedal. National Geographicu ja teiste selle vangla kohta käivate raportite kohaselt paigutatakse siia mõned Venemaa kõige ohtlikumad vangid. Paljud neist kallavad eluaegset vanglakaristust. See tähendab, et on suur tõenäosus, et nad veedavad seal kogu oma elu. Koht ise on juba raske. Vangla asub alaras ja peaaegu tasaselt stepialal. Suvel on väga palav. Talvel on väga külm. Seega, isegi kui keegi suudab hoonest põgeneda, ei tähenda see, et ta on pääsenud. Sest väljas on pikk maa minna. Maa-ala on lai, ilm on kas külm või palav ja peaaegu pole kuhugi lihtsalt joosta. Aga kõige karmim Musta Dolfiini vanglas on sisemine kord.
aruannete kohaselt jälgitakse vange peaaegu kogu päeva. kui nad kambrist välja viiakse, sunnitakse neid sageli kummarduma, samal ajal kui valvurid hoiavad nende käsi. On ka juhuseid, kus nende silmad kaetakse kinni, et nad ei saaks vangla paigutust meelde jätta. Seda tehakse selleks, et neil oleks raskem põgenemisplaane teha. Kambris sees on nende liikumine samuti kontrollitud. Nad ei saa lihtsalt liikuda, millal tahavad. On jälgimine, on reeglid. Ja valvurid on alati valves. Seetõttu on siin tunne, et mitte ainult keha pole vangis, ka su mõistus on pidevalt valvel. Vangla sai nimeks Must delfiin, kuna siin on musta delfiini kuju, mille olevat valmistanud üks kinnipeetav. See on erakordne, sest see on väga range koht ja siin pole peaaegu üldse ruumi. Eneseväljendusena on seal midagi, mis pole tehtud süsteemi käsul, vaid sellepärast, et üks kinnipeetav tegi selle. Aga isegi kui seal sees on delfiini kuju, ei muuda see tegeliku eluolu seal. Must delfiin on vangla inimestele, kellel pole peaaegu mingit lootust välja saada. See ei ole turismiobjekt. See ei ole teise võimaluse koht nagu mõned teised vanglasüsteemid. See on koht, mis on loodud selleks, et piirata kinnipeetavate iga liigutust. San Pedro vanglas on nagu kaootiline linn linnas sees. Mustas delfiinis on vangla nagu kontrollimasin keset avarate külma paika. Need näevad täiesti erinevad välja, aga mõlemad näitavad üht asja. On vanglaid, mis ei seisne ainult seintes. Mõnikord on tõeline vangla hoopis süsteem, mis sees valitseb.